Hello! No nii, perekoolifoorum ja kägud. Ma vastan neile küsimustele. Kõik keellakkimisega seotud küsimused siit tavatarbijale, tarbijale kodus, küünetehnikule, keellaki kandjale, kõigile vastuseid kamaluga. Lähme! Nii, kuidas eemaldate keelküünelakki? Ise küsimus muidugi on, kus kivi all ma senimaani elanud olin, et ometi alles nüüd avastasin, et kui ilus ja mugav asi on keelküünelakk. Ainuke suurem mässamine on selle eemaldamine. Kuidas seda teete? Atsetooniga ja vatitüki fooliumiga leotades toidukiles. Toidukiles. Keellaki eemaldamine õliga. Ahsoo. Toiduõli nõudub ja soe on soe vesi. TikToki häkk. Veel midagi? Aga mis vahe on keelküüntel ja keelküünelakiga lakitud? Sama paksud ju keelküünelakiga tehtud pluss sama, mis keelküüntega protseduuri aeguluga sama. Kui sa tahad saada keelküünelakki, nii nagu tema siin ütles, ehk siis nagu sellist nagu püsilakki, siis see peaks reaalselt olema ikkagi nagu paneksid küünelakki peale, ehk siis aluslakk, värvilakk ja pealislakk. Aga tänapäeval küünetehnikud teevad väga paljuski modelleeritud keellakki ja väga paljuski küünetehnikud on läinud seda teed, et nad näevadki välja justkui nagu keelküünet. Seega jah, tal on õigus sellel kägul. Tuttav, kui olin eelmine nädal kaasas keellakkimisel, aega läks tund 45, ei olnud algaja teenuse pakkuja, vaid väga hea ja ka koolitaja. Põhimõtteliselt tegi samad liigutused nagu mul kunagi keelküüntega, sellepärast ma ei saagi aru, mis vahe neiga on. Tõsi, ma ütlengi, ei olegi. Sitt aga aru ei saa, vahitseda. Võib-olla professionaal teeb siis kuidagi teistmoodi hoolikumalt. Minul läheb tund aega küünte lakkimisega ja olen tulemusega rahul. Ma ei tea, kas salongis pandud keellakk püsib kuu aega nagu keelküünedki. Ise lakkides see püsivus nüüd küll nii pikk ei ole. Kui sa teed keellakki, mis on siis nii-öelda see vanakooli tehnika, mis peaks justkui nagu matkima tavalist küünelakkimist, need tavaliselt püsivadki 2-3 nädalat ja see ongi okei. Kui sul on väga tugevad küünet, saad isegi võib-olla kauem läbi, aga reaalsus ongi 2-3 nädalat. Nüüd see sama modelleeritud keellakk, millest ma räägin, see võib püsida 3-4 nädalat, võib-olla mõnikord isegi rohkem. Eemaldan puuriga, ülimugav ja kiire, muud moodi mässata ei viitsiks, ei ole kallis profipuur, mingi odavam ajab ka asja hästi ära. Lihtsalt oi plää. Nii. Keellakil ja keeliga katmine on suur vahe, lakk jääb väga õhuke, saab eemaldada atsetooniga tervislik või mitte, aga puuriga eemaldamine parem pole. Lolli jutt, et puuriga saab õrnalt ainult peamise kihi eemaldada. Keellakk peabki jääma õhuke ja seda peabki saama atsetooniga eemaldada. Lihtsalt nüüd tuleb siin väike erisus. Osasid nii nimetatud keellakke tõepoolest ei saa atsetooniga eemaldada, aga on olemas näiteks shell-lakk, siis saad päriselt ka atsetooniga maha, aga 5 minutiga on see lakk maas, aga on väga palju neid keellakke, mida sa ei saa maha. Sa võid neid seal atsetooniga proovi palju tahada, aga maha nad ei tule. Kägu kirjutab. Kägu. Minul läksid küüned nõrgaks keellakist. Kasutasin ka mitu suve, lasin teha salongis muidu väga tugevad küüned, aga siis läksid pehmeks, mitte kõik küüned ja võttis ikka kõvasti aega enne, kui korda said. Oskate öelda, millest see juhtunud? Suvel lasin lakkida umbes 3 korda. Oleneb, mis vahendeid sinna vahele on kasutatud, kuidas seda on maha võetud, kas sinna on väga tugevaid kinnitusvahendeid pandud. Kui on väga tugev kinnitusvahend, siis see tõmbab küüneplaadi järjest kaasa, rebib nagu küüneplaadilt kihi kaasa. Ja kolmandaks hoolduseks on su küüned juba nii nõrgad, et see keellakk ei püsi. Just nimelt kolmandaks hoolduseks. Või nad kasutavad aparaatset mahavõtmist ja nad ei tunneta ära, millal materjal lõpeb või ei lõpe. Igal juhul see, kui keellakk püsib ainult umbes 3 korda, see läheb tehniku 2 aeda. See huvitus on olemas aluslakkide veel primer, mis kantakse peale küünekuju kandmist ja karestamist küünele. UV-lampi pole selle vaja, kui sama selle nimi on Protein Bond või miskit sellist, ise kasutan. Amazonis on olemas. Primer ongi see kinnitusvahend, alati toon sellise näite, kui kahepoolne teip on värvitud seina peal 3 nädalat tuule ja vihma käes ja kui sa tahad seda sealt ära võtta, siis juhtub, sa tõmbad terve seina kaasa. Primer ja bonder ongi kahepoolne teip küüneplaadil ja kui sa pead hakkama seda keellaki materjali küüne pealt maha võtma, ehk siis nagu nii-öelda rebima nagu teipi maha, ta tõmbab selle küüne kihi kaasa ja siis juhtub see, mis oli sellel naisel, kes käis 3 korda hoolduses ära ja lõpuks enam küüned olid pehmed ja nõrgad ja enam ei püsinud. Vot see ongi see põhjus. Mina teen ise kodus ja maks 30 minutit keellakki. Püsib circa 3 nädalat, siis jubedat välja kasvanud juba ja inetu. Mida seal teha tund 45? Modelleeritud keellakki. Keellakki kodus maha saamiseks on vaja karedamat künneviili, atsetooni, patitupse ja fooliumit
viilakk pealt kergelt matiks, pane vatile rohkelt atsetooni, aseta küünele mässi, oota umbes 20 minutit ja kontrolli, kas lakk hakkab kooruma. No. See ei ole hea. 20 minutit, no. 5-8 minutit peab keellakk maas olema. Kui sinu keellakk ei tule 5-8 minutiga maha, siis järelikult see ei ole keellakk, see on keelilaadne toode. Tähendab nii, me läheme oma saatega edasi. ma võin tõestada. Shellakk on selleks, ma ütlen teile shellakk. Aga muidu tal oli õigus. Nii, ühesõnaga. Ma pesin käed ära just.